Meie peamine uudis: Iisraeli mees sai Läänekalda all Avia külas pussitamise tagajärjel mõõdukaid igastusi. Meditsiinitöötajad andsid abi 24-aastasele ohvrile. Iisraeli kaitsevägi ja politsei uurivad sündmuskohta. Samal ajal näitab esialgne uurimine, et ohver peatas oma auto maantee number 90 ääres kaubanduskeskuse kõrval. Ja kui ta seisis oma sõiduki kõrval, tuli ründaja tema selja tagant, pussitas teda õlga ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Siin on, mida ohvri vend ütles. Tema naine helistas meile. Täna oli neil pulma aastapäev. Ta võttis töölt vaba päeva. Nad läksid Tiberiasse väikesele puhkusele oma pulma aastapäeva puhul. Tee peal peatusid nad sigarette ostma. Kui ta autosse tagasi jõudis, ootas teda seal terrorist. Kui ta nägi, et vend pööras selja, hüppas ta kohe tema peale ja pussitas teda mitu korda kehasse. Ta võitles temaga ja terrorist põgenes. Pärast seda oli ta paanikas. Ta rääkis seda ka oma lastele, kes olid autos koos tema ja ta naisega. Tema rase naine karjus. Ta karjus tõesti valjult. Meiega on nüüd stuudios liitunud meie kanali 24 Newsi korrespondent Robert Swift. Tere pärastlõunat sulle. Mida veel teame? See on muidugi veel arenemas, kuna juhtus täna hommikul Iisraeli aja järgi. Täpselt nii. See juhtus täna hommikul. Teavet tuleb endiselt juurde, kuid seni teadaolevalt on ohver stabiilses seisundis. Jeruusalemma haigla on selle info avaldanud. Ja Iisraeli kaitsevägi ütleb, et nad jätkavad endiselt tagaotsimist. Alguses otsiti küla ümbruses, kuid Iisraeli kaitsevägi on öelnud, et nad on seda otsingut laiendanud ning operatsioon on alanud ka Jeriko linnas. Iisraeli kaitsevägi on öelnud, et otsingus osalevad eriüksused ning ka õhusõidukid. Vau, ka õhusõidukid. Küsimus on siis selles, me teame, et viimastel nädalatel on mõlemal poolel olnud kindlasti vaenutegevust ja tegelikult on see olnud pidev. See ei vaibu kunagi päriselt. Aga mida see meile ütleb selle kohta, et Läänekaldal on endiselt vägivalda mõlemal poolel? Vaata, see on tõenäoliselt sümptom laiematest pingetest, mis on Läänekaldal aset leidnud. Iisraeli asunike rünnakud palestiinlaste vastu on praegu peaaegu rekordtasemel. Nädalavahetusel toimus mitu rünnakut, mille käigus sai 4 palestiinlast vigastada. Samal ajal teatas Iisraeli kaitsevägi, et on nädalavahetusel kinni pidanud 3 palestiinlast. See oli osa reedel aset leidnud kokkupõrkest. Viimaste päevade jooksul on toimunud rohkem üksikuid julgeolekuintsidente, kui ma siin üles lugeda jõuaksin. Need on nii sagedased. Ja see näitab, kui kõrge on praegu pingete tase. Iga selline intsident muudab järgmisi juhtumise tõenäolisemaks ning seega olemegi sisuliselt sattunud lumepalli efekti keskele. Kõike seda õhutavad piiramisrõngad, mis toimuvad Kusras, kus Iisraeli asunikud on end sisse seadnud ühe maja juurde selles külas Läänekaldal. Ja kõik need erinevad juhtumid ainult suurendavad pingeid. Täna hommikul toimus veel üks intsident, mis lisab sellele veelgi. Nii et lisaks sellele, et tegemist ei ole ainult politsei küsimusega, peab ka Iisraeli kaitsevägi mõnikord sekkuma ja olukorda maha rahustama. Oleme teatanud vajadusest suurendada kohalolekut, kuigi see on tegelikult politsei ülesanne. On selge, et on tõsine mure, et olukord võib ägeneda ja hullemaks minna. Kindlasti. Vaata, ma arvan, et ükski sõdur ei naudi politseiniku rolli täitmist. See pole kunagi mugav olukord. Oleme seda siin Läänekaldal juba mõnda aega näinud. Samal ajal on juhtumeid, kus see, mida Iisraeli kaitseväe juhtkond oma sõduritelt ootab ja see, mida me koha peal näeme, ei lähe alati kokku ja see suurendab sealset pinget. Kui Iisraeli kaitsevägi saadetakse piirkonda, et pingeid vähendada, siis mõnikord näeme, et see ei ole lõpptulemus. Just. Ja see lisab igapäevastele probleemidele veelgi juurde. Palestiinlaste toime pandud rünnakute puhul, kas need tunduvad olevat koordineeritud, seotud teatud jõukudega või on need tõesti üksikjuhtumid? Nii et kui me vaatame seda konkreetset juhtumit lähemalt, siis meil ei ole mingit teavet, mis viitaks ühele või teisele poolele. See on üksikisik, kes sooritas pussitamise. Esmalt vaadates tundub, et see sobitub mustrisse, mida Iisraeli kaitsevägi ja julgeolekuteenistused sageli nimetavad üksikhundi rünnakuteks. See ei pruugi aga nii olla. See isik võis tegutseda ka kooskõlastatult. No ootame, kuni raportid avaldatakse. Peavad nad leidma. Ja tõepoolest, kõigepealt peavad nad üles leidma, aga mis puudutab seda, mida me teame, iga inimene võib noa kätte võtta ja kedagi pussitada. Ja pind on olemas, see ei ole korras. See tähendab madalat koordineeritust. Õige, hästi. Tuleme kohe tagasi lisainfoga.